Terekest. Tere tulemast tagasi minu kanalile. Seekord on aeg järgmiseks meie Austraalia seeria videoks. Mõtlesin, et teen sellise väikese update'i video, et mis me siin idarannikul teinud oleme, kus me käinud oleme ja kus maal me oma selle meie Austraalia seiklusega oleme. Ja lisaks siis mõtlesin, et teen siis selles videos sellise küsimused ja vastused osa ka, kuna suht palju inimesi ikkagi küsib minu käest Insta story'de peale igasugu erinevaid küsimusi. Siis ma mõtlesin, et võib-olla ongi kõige lihtsam teha üldse selline konkreetne video, et teie küsite ja mina vastan. Would you lie to me lately? True. Would you die for me, maybe? True. If a kiss could cry for you. True. For beast is the color of mine. Would you lie to me lately? True. Would you die for me, maybe? True. Viimasest videost on juba kuu aega möödas, aga mul ei ole olnud väga teha millestki uut videot. Ma ei viitsi väga teha selliseid videosid nagu klassik youtuberid teevad, mis ei tähenda ka seda, et mulle ei meeldiks neid vaadata, et minu lemmik youtuberid kindlasti tehke edasi selliseid videosid nagu te teete. Aga lihtsalt mina ise ei ole päris selline, kes teeks mingeid ilurituaale ja mingeid outfit'ide videosid või mida iganes. Kõik selline girly stuff, see ei ole minu teema. Ja kuna ma endiselt käin seal autopesulas tööl, olen nädalas siis 6 päeva tööl. See üks vaba päev kippus tavaliselt olema kuskil nädala sees, mingi kolmapäevane päev. Aga kolmapäeval Tauri tavaliselt oli tööl ja siis üksi me viitsinud kuskil trippima minna. Ja temal oli jällegi pühapäev vaba ja mina olin pühapäeval tööl ja siis meil ei olnudki ühtegi sellist päeva, kus me saaks nagu koos minna kuskile trippima. Praeguseks hetkeks on siis meil plaan selline. Tauri on nüüd nädal aega veel tööl, mina olen kuskil 1,5 nädalat tööl ja siis meil hakkab jõulupuhkus ja meie jaoks see tähendab siis, et see on siis nagu forever puhkus nendest töödest. Sellepärast, et me plaanime nüüd aasta lõpus liiguda edasi, tagasi Perti, Lääne-Austraaliasse, sest meil on tegelikult vaja teha veel 3 kuud farmipäevi meie 3. aasta viisa jaoks. Meie esimene boss siis seal Lääne-Austraalias ootab meid tagasi enda farmi, et me saame siis tema juures need 3 kuud farmipäevi ära teha. Me oleme päris mitu korda käinud Gold Coastil. Gold Coast on siis Brisbane'ist umbes mingi 70 kilomeetrit, 100 kilomeetrit, mida iganes. Ja see on selline minu jaoks selline Pärnu vibe'iga linn ja seal on siis selline väga kuulus eeslinn nagu Surfers Paradise, kus on siis väga vinged pilvelõhkujad ja ilusad rannad. Üks kõige tuntumatest pilvelõhkujatest on seal siis Q1 ja seal saab siis minna kõige kõrgemale korrusele ja sealt siis avaneb väga ilus vaade sellele linnale. See Q1 pilvelõhkuja on siis Austraalias kõige kõrgem ehitis. Ühel nädalavahetusel oli Tauri firmal jõulupidu ja siis tema käis seal jõulupeol. Mina läksin niisama Gold Coastile. Tollest nädalavahetusest on mul ka eraldi filmitud mõned klipid. Jõudsime siis siia hotelli või mina jõudsin. Tauri on juba kuskil baaris jõulupidu tähistamas ja ma mõtlesin, et ma siis näitan teile seda hotellituba ka. Vannituba. Ülla. Väga mõnus, lihtne ja mis kõige tähtsam, odav. Ja vaade on siis tagahoovi, kus on toima mingi beach.
ja noh, iga kord, kui me oleme seal käinud, siis me oleme käinud rannas, me oleme käinud erinevaid pilte tegemas. Kui muidu siin Austraalias olles ei ole üldse sellist jõulutunne. Ma ei teagi, kas see on sellepärast, et ei ole lund, kuigi Eestis ei ole ka enamus jõulude aeg lund või lihtsalt, et ei saa nagu oma perega koos olla, sest noh, jõulutuled on igal pool üleval ja jõuluasjad on poes müügil, nagu võiks olla selline jõuluvibe, aga see ei tähenda, et me siis Tooriga ei oleks üksteisele jõulukinki teinud ja ma ostsin siis omale jõulukingiks Tomi, see on siis selline aksessuaar GoPro'le ja me käisime ka Gold Coastil rannas seda katsetamas, aga kuna see olid väga suured lained ja üsna must vesi, siis need pildid ei jäänud nagu väga lahedad. Ühel nädalavahetusel käisime siis jälle Springbrooki rahvuspargis, kus siis on Twin Falls ja seal me oleme juba ühe korra käinud. Tahtsime sinna siis kindlasti uuesti minna, seal filmisime ka mõned klipid. Tooril oli vaba päev ja õnneks mina sain ka varem töölt ära ja siis me kohe mõtlesime, et peaks väikse väljasõidu tegema. Otsustasime tulla Springbrooki, kus me siis ühe korraga juba käisime, aga kui te mäletate, siis tookord meil olid plätud jalas ja me ei olnud väga valmis mingisuguseks seikluseks. Ja siis mõtlesime, et täna on hea päev, et tulla uuesti siia ja vaadata üle kõik need waterfallid, mis siin on. Praegu on ilmselt ka selles mõttes hea aeg neid waterfall'e vaatama tulla, sest hiljuti just sadas vihma. Hetkel on ilm väga mõnus jahe, et ei hakka väga palav. Ja nagu te kuulete, siis ma arvan, et need on vist ritsikad. See hääl on lihtsalt nii vali, et kui me parklast tulime, siis kõrvad hakkasid veits nagu valutama. Meie plaanime siis minna sinna Twin Fallsi ja siin näitab, et see võtab aega umbes 2 tundi. Aga no arvestas seda, et kui me kunagi sinna Mount Bruce'i otsa ronisime, et üles ja alla minek peaks aega võtma umbes 6 tundi ja me käisime ära selle 3,5 tunniga, siis ma arvan, et täna ka meil ei lähe kindlasti selle edasi-tagasi tripi peale 2 tundi aega. Aga vaatame. Would you lie to me lately? True. No meil võttis 2 tunni asemel 1 tundi 10 minutit ja osa sellest ajast juba oli pildistamine, nii et... Ja okei. Aeg on siis selleks Q&A osaks. Issand. Kas ma olen valmis? See on väga eriline hetk minu YouTuberi karjääri ajaloos. Minu esimene Q&A. Nii, kõige populaarsem küsimus siis, millal me tuleme Eestisse. Praegu siis me plaanime Eestisse tulla aprillis. Meil lõpeb siis 2. aasta viisa ja mõtlesime, et oleme siis kodus umbes aastakese. Äkki kui selle jooksul kogu see teema maha rahuneb, et siis saame uuesti Austraaliasse tagasi tulla siis 3. viisa jaoks. Aga noh, arvestades seda, mis olukord praegu Eestis on, siis see aprillis koju tulek on natukene sketši, aga vähemalt plaan paigas, et vaatame, mis saab. Samuti küsiti, et kas me üldse tahame Eestisse tagasi tulla, kas me tahame jääda Austraaliasse. Mina kindlasti tahan Eestisse tagasi tulla, et ma tahan kindlasti reisida veel ja ma tahan ilmselt ka kuskile mujale riiki minna, sarnaselt siis nagu me siin Austraalias oleme, aga lõpuks ma tahan ikkagi Eestisse tagasi minna. Lisaks siis uuriti, et mis me teeme Wilderiga, kui me tuleme Eestisse, et kas jätame ta siia Austraaliasse. Meilt on nagu seda päris palju küsit ja minu arust ei tule üldse kõne allagi, et
et me jätaks ta siia Austraaliasse. See on umbes suht sarnane arvamine, nagu inimesed võtavad omale kevadel kassipoja ja siis suve lõpus siis jätavad ta kuskile suvilasse või et jätavad ta maha nagu kuskile. Isegi kui see võib osutuda väga keeruliseks ja kalliks, siis me ikkagi vähemalt proovime ta kaasa võtta. Siis üks kõige huvitavamaid küsimusi minu arust oli see, et alguses, kui me siia Austraaliasse hakkasime tulema, siis kui me erinevad ettevalmistused juba ära tegime, siis kodus mõeldes ei olnud asi üldse nii hirmus. Aga siis, kui me olime juba nagu poolel teel ja päriselt nagu jõudis kohale, et me läheme Austraaliasse ja me oleme kodust nii kaugel ja me ei tea, mis meist saab, siis sellel hetkel oli küll natukene hirmus. Pigem võib-olla oligi see, et kuna me olime harjunud sellise hea lihtsa eluga, et Eestis olid kõik asjad nagu tuttavad ja kõik oli nagu lihtne ja teada, et kuidas asjad käivad ja värki. Et siis siin Austraalias oli kõik selline võõras esialgu ja praegu, kui me nagu tagasi vaatame sellele ajale, kui me siia tulime, siis mõtleme küll, et nagu mis asja, see on nii lihtne, nagu tegelikult siin ei ole mitte midagi karta. Aga ma arvan, et me olemegi lihtsalt nii pika tee juba käinud siin Austraalias, et nagu siin mingid uued olukorrad on ikka natuke hirmutavad, aga kõik see selline basic osa, see on nagu küsiti, et mida või keda ma Eestis kõige rohkem igatsen. Ma arvan, et oma sõpru, perekonda, nemad on nagu inimestest, keda ma kõige rohkem igatsen. Ja loomulikult Fergit igatsen täiega, toitu igatsen. Ma tahaks süüa näiteks verikäkki, võileiba, emme tehtud kohupimokooki, kohukesi ja söökidest vist tunnen üldse puudust emme söökidest ja vanaema söökidest. Ja neid ma ei oskaks isegi Eestis nagu järele teha, et siin Austraalias on nagu veel keerulisem. Mis toob mind küsimuse juurde, et mis on selline söök, mida ma igatsen Eestist, aga Austraalias ei saa ma seda ka nagu kuidagi järgi teha. Ma arvan, et see ongi näiteks verikäkk, verivorst. Ma olen proovinud teha minu emme kohupimokooki ja see tuli enam-vähem sama hea. Aga siin on üsna raske teha selliseid kohupiimasid asju, sellepärast siin ei ole kohupiima ja siis peab need asendama mingite muude toodetega. Või siis, kui sa oled mingi hull proovköögis, siis looks sa proovid ise nagu kohupiima teha, aga mina seda ei ole, nii et ma ei ole isegi seda kordagi üritanud. Siis küsiti palju aktuaalse teema koroona kohta ja et kuidas see on meie elu siin Austraalias mõjutanud. Ma ütleks nii, et meil on sellega läinud väga hästi, sellepärast et alguses, kui kogu see koroona teema pihta hakkas, siis me olime veel Lääne-Austraalias farmis ja meid see ei mõjutanud seal olles nagu kuidagi, sest me olimegi põhimõtteliselt kogu aeg isolatsioonis. Lihtsalt kõige suurem muutus oli see, et jõusaal pandi kinni ja me ei saanud enam trennis käia. Ja tööga ka sel ajal nagu joppas, et me ei jäänud kuidagi tööst ilma või midagi. Väga palju küsiti, et kas videote tegemine on raske, kas ma tahan saada kuulsaks YouTuberiks, kas ma tunnen, et ma olen influencer, et ma olen nagu pro-kaamera tiimi liige. See videode tegemine ei ole väga raske, et kui ma oma esimese selle Euroopa roadtripi video tegin põhimõtteliselt nii, et ma hakkasin seda tegema veebruarikuus ja 1. juunil ma panin selle YouTube'i, siis nüüd on ikka nii, et kui ma ikkagi nagu järjepidevalt kogu aeg filmin ja kogu materjali, siis on üsna lihtne seda kõike kokku panna. Ma teen ilusti selle ühe video selle ühe päeva jooksul ära. Minu eesmärk nende videote tegemisega ei ole saada mingiks influenceriks või kuulsaks YouTuberiks. See on pigem selline hobi. Mulle pigem lihtsalt meeldib, et kogu see protsess, et ma saan neid videosid teha, et ma saan oma perele ja sõpradele näidata läbi nende videode, nagu kuidas elu siin käib. Ja mulle meeldib, et on nagu inimesi, kes jälgivad meie tegemisi ja kes isegi kirjutavad ja küsivad, et uut videot ei ole plaanis teha ja üles panna, et kaua võib. Kas on raske olla siis
GoPro kaamera tiimi liige. Ma küll ei saanud päris täpselt aru, et mis mõttes nagu raske, aga ei ole raske, et ma lihtsalt pean tegema siis GoProga pilte ja neid siis jooksvalt enda kontol postitama, kas siis feed'is või story's ja siis Pro kaamerat seal ära tagima ja pean siis ka neile iga mingi aja tagant siis nagu pilte saatma, et mida siis nemad saaksid kasutada enda sotsiaalmeedias. Kui meil oli juba enne see GoPro, siis mina pigem kasutasingi seda kogu aeg nagu filmimiseks ja väga ma nagu pilte sellega ei teinud, aga nüüd ma olen leidnud, et sellega saab ka väga lahedaid pilte teha ja olen hakanud seda GoPro'd nagu rohkem katsetama, et kuidas saaks veel vingemaid pilte, et selles mõttes jõulukingiks ostetud toom ongi juba nagu samm natukene edasi, et ma tahaks nagu veel lahedamaid pilte teha GoPro'ga. Ma loodan, et kõik inimesed said siis oma küsimustele siit vastused ja sul oli põnev vaadata, kus me käinud oleme ja mis me teinud oleme. Kui sulle meeldis see video, siis jäta kindlasti like ja kui sa juba selle like vajutad, siis võid sama hästi ka subscribe vajutada ja näeme juba järgmises videos. Bye! Would you lie to me lately? True. Would you die for me, maybe? True. If a kiss could cry for you, true. For beast is the color of mine. Would you